Tere! Ma kutsun sind endaga kaasa väikesele aastalõpu jalutuskäigule siia Tallisesse metsa. Ja samal ajal, kui ma siin kõnnin, siis ma räägin sulle natukene sellest, mis meid ootab ees aastal 2026. Ma teen sulle põhimõtteliselt sellise kiirülevaate sellest, mida ma kirjutasin oma Facebooki lehel. Aga kui sul pole juhtumisi aega lugeda või sa pole suurem asi lugeja, siis võid seda kuulata muude toimetuste kõrvalt. Aga lõpus on seal 3 sellist praktilist ülesannet, mida on täitsa mõistlik mõte ära teha enne aasta lõppu, sellepärast et see häälastab sind sellele õigele lainele. Aasta tuleb omamoodi, väga kindlasti selliste korralike väljakutsetega, nii et selles mõttes on tore olla valmis selleks, mis meid siin ees võib oodata. Kuna see jalutuskäik siin on suhteliselt konarlik, siis andke mulle andeks, tuul on ka päris kõva, aga ma loodan, et see toob sellist elu siia sisse, nii et head nautimist ja minuga siin ekslemist. Sa pagan, kus tuul on murdnud puid. Oi, ma vaatan, kuidas ma siit läbigi saan. Aga kõike head. Nii. Nüüd ma siis kõnelen sulle sellest, miks aasta 2026 pole üldse mitte mingisugune tavaline järjekordne aasta kalendris. Sellepärast, et on selliseid aastaid, mis võivad mööduda meil märkamatult, aga on selliseid aastaid, mis muudavad saatuseid ja näiteks 2026 on tulihobuse aasta. Ja kui mõista, mida see tuli ja hobune kokku panduna võib tähendada, siis võib arvestada sellega, et selline unikaalne periood tekib kord 60 aasta jooksul. Ehk siis viimati oli see aastal 1966 ja järgmine kord me siis ootame seda 2086. Ja seni kuni mõned inimesed siin lihtsalt võivad selle aasta kuidagi kalendris niimoodi lehti lapates mööda saata, siis mõned võivad seda energiat kasutada enda huvides, enda kasuks ära. Sellepärast, et see on reaalselt selline astroloogiline portaal hetk, kus kõik reeglid muutuvad. Ja ajalugu teab selliseid näiteid päris palju, sellepärast, et Hiina imperaatorid valmistusid lausa selle aasta saabumiseks mitu kuud varem. Nad viisid läbi puhastusi, nad vahetasid nõunikke, vabastasid rahva võlgadest, lasid võlad vabaks ja nad teadsid, et tulihobu ei andesta nõrkust, kuid autasustab julgust. Ja üle 3000 aasta vanad sellised imperaatorite kroonikad kinnitavad, et see aasta muudab saatuseid. Sel aastal on revolutsioonid, läbimurded, suurte liidrite sünnid, täiesti tavapärased asjad. Ja ma räägin sulle siis, kuidas võiks õigesti siseneda aastasse 2026 ja mida selle aasta viimastel päevadel võiksid ette võtta, et luua selline reaalsus, milles sa soovid ise ennast näha järgmise aasta lõpuks. Ja mitte lihtsalt ellu jääda, vaid lausa lendu tõusta. Ma loetlen sulle siin 5 põhjust, miks 2026 on väga eriline aasta. Esiteks siis, see on 60-aastane tsükkel ja mitte lihtsalt üks number. Hiina kalendris töötavad need asjad niiviisi, et seal on 12 elementi ja 5 looma ja kui see omavahel ära korrutada, siis me saamegi 60 ja see on täisring, algus ja lõpp. Ja kui ring täis saab, siis tegelikult ta lihtsalt ei kordu, vaid ta jõuab spiraalina uuele arenguastmele välja. Me jõuame välja küll samasse punkti, aga tase on uus. Ja kui vaadata ajalukku, siis mis juhtus maailmas viimati aastal 1966, kui see tsükkel tulihobu meid siin külastas, siis oli kultuurirevolutsioon Hiinas, rock'n'roll saavutas oma haripunkti, hipiliikumine muutis absoluutselt põlvkonna teadlikkust. Indias sai Indira Gandhist esimene naispeaminister, mis oli enne kuulmatu. Ja see oli tõesti aasta, kus vanad struktuurid lihtsalt kukkusid kokku ja sündisid uued. Enne seda oli 60 aastat, oli aasta 1906 ja siis oli tööstusrevolutsioon. Maavärin hävitas San Francisco, lennundus kogus tuure, Klondike'is algas kullapalavik 1905. aastal
oli revolutsioon Venemaal, mis raputas impeeriumi ja kui te siin vaatate ümberringi, siis tegelikult maailm rapub praegugi päris korralikult ja tulihobu lihtsalt ei tule, ta ei oska vaikselt tulla, ta galopeerib korralikult sisse. Ta põletab vana maha ja puhastab ruumi uuele ja kui sa pole valmis, võid sa läbi põleda koos selle vanaga. Aga kui oled valmis, siis on sinu selline nii-öelda taassünni aeg. Ja järgmine võimalus saabub aastal 2086, ma loodan, et me kõik oleme selleks ajaks siis veel elus, aga võib täitsa vabalt nii minna, et see ongi ainus võimalus. Teine põhjus, tuli ja hobune on maksimaalne energia, see on lausa topelt yang energia ja Hiina Wu-Xing süsteemis on siis 5 elementi, metall, vesi, puu, tuli, maa ja igal elemendil on oma loomus. Tuli, see on puhas yang, see on liikumine üles, see on avardumine, see on valgus, see on transformatsioon, see on kiirus. Hobune on 12 looma seas samuti yang ja see on kirjeldab vabadust, sõltumatust, kiirust, suuremeelsust, metsikut jõudu ja mässumeelsust. Ja kui hobune kohtub tulega, siis sünnibki topelt yang energia. See on nagu 2 päikest oleks taevas. Energia, mis ei tunne piire, mis ei suuda püsida paigal, mis lausa nõuab liikumist ja tegutsemist ja läbimurret. Ja see on aasta, kus võimatu muutub võimalikuks ja see, kus tavareeglid enam ei tööta. Need, kes on harjunud elama inertsist, need viiakse vooluga kaasa. Need, kes saduldavad hobuse, tõusevad lendu. Aga siin on üks nüanss. Tuli võib soojendada, aga see võib ka põletada. Hobune võib sind edasi kanda, aga see võib ka sellest maha visata. Nii et energia iseenesest on ju neutraalne, aga kõik sõltub sellest, kuidas sa seda kasutad. 3. põhjus, miks see aasta on suhteliselt eriline, on see, et revolutsioonide suurte hingede sünniaeg on see. Iga tulihobu aasta on revolutsiooniline ja mitte tingimata alati poliitilises mõttes. See on revolutsioon inimeste teadvuses, seal on radikaalsed muutused kultuuris, tehnoloogias. 1846. aastal oli näiteks sotsiaalrevolutsioon, orjandusele pandi lõpp, revolutsioonid Euroopas võtsid maad ja sündisid siis selliste maailma muutvate liidrite hinged. Ja meil on võimalus isegi, kui me ei ole sündinud sellel aastal, siis nii-öelda kasutada seda energiat, mis meid sellel aastal võib üles tõsta. Nii et me võime siis muuta väga suuresti iseenda elu, oma pilti selles maailmas, aga võib-olla ka lausa maailma ennast. 4. oluline põhjus oli see, et iidsed valitsejad teadsid selle aasta väge. Hiina imperaatorid suhtusid tulihobu aastasse austuse ja aukartusega. See oli ülestõusude aasta, kui võim võib saada kukutatud ja kui vanad valitsejad langevad ja uued tõusevad. Tulihobu aasta ei taha tunnistada mitte mingisuguseid hierarhiaid, ta tunnistab ainult jõudu ja tõde. Vanades kroonikates on kirjas, et tulihobu aastal pannakse valitsejad proovile, nõrgad vajuvad, tugevnevad, aga keegi ei jää endiseks. Dao meistrid valmistusid selleks aastaks samuti varakult. Nad valmistasid ette oma keha, hinge ja vaimu, sest nad teadsid, et tugeva energia saabumisel võib puruneda, kui pole selleks valmis. Ja Buda mungad nimetasid seda aastat lausa suureks puhastuseks tulega. Mitte põrgutulega, vaid transformatsioonitulega, mis põletab karma, vanad mustrid ja vabastab tee uuele. Tiibeti mungad kasutavad tänini tulihobu aastat kõige sügavamateks praktikateks, et väljuda sansaarast. Maailmade vahel on loor õhem ja läbimurre õitsenguni seetõttu kergem. Ja see pole ainult munkade tarkus ja see on kättesaadav kõigile, kes on valmis seda kasutama. Ja 5. põhjus on see, et 2026 on sinu isiklik portaal ja tulihobu aasta mõjutab kõiki, kuid igaühe pool töötab erinevalt. Sinu saatuse number, su Hiina horoskoobi märk, su isiklik aasta numeroloogias ja see loob unikaalse kombinatsiooni. Kellelegi on personaalne kood aastaks 2026 maksimaalsete näiteks finantsläbimurrete aeg, kellelegi armastuse ja suhete aasta, kellelegi vaimse ärkamise, kellelegi vana tsükli lõpetuse ja uue alguse periood. Kuid üldine kõigile on intensiivsus, kiirus ja võimatus jääda endiseks.
sa kas evolutsioneerud või degradeerud ja seal pole keskteed. Ja praegu on veel aega, et ennast ette valmistada. Ma salvestan järgmise video ja kirjutan ka järgmises loos personaalselt sinu enda isiklikust numbrist numeroloogia põhjal, et sa täpsemalt mõistaksid, kuidas tulihobu töötab sinu heaks ja mida ta sulle toob, millised väljakutseid pakub ja kuidas kõike seda enda heaks ära kasutada. Ja see pole üldse mitte abstraktne teadmine, vaid absoluutselt konkreetne juhend, kuidas oleks mõistlik tegutseda sellisel unikaalsel aastal. 3 tulihobu võtmeaspekti on materialiseerumise kiirus. Tavalisel aastal sa lihtsalt püstitad endale eesmärgi ja alustad vaikselt tegutsemist, põrkud takistusega, hakkad vaikselt neid takistusi ületama. Aga tulihobu aastal paned sa eesmärgi ja reaalsus hakkab ennast ümber häälestama. Juhtuvad igasugused huvitavad asjad, sünkroonsused, tekivad õiged inimesed õigel hetkel, uksed avanevad, need, mis tarvis. Ja see, mis võtab tavaliselt aastaid, toimub kuu ajaga. See, mis võttis aega kuid, juhtub siin nädalatega. Ja see pole vaid maagia, vaid see lihtsalt töötab niimoodi, sellepärast, et energia on väga, väga nagu eriline. Ja tulihobu aasta on maksimaalse energia kontsentratsiooni ja transformatsiooni aasta. Tuli on transformatsioon, ta muudab puu söeks minutitega. See, mida loodus on loonud aastaid, transformeerub tules hetkega. Hobune, see on kiirus, ta katab vahemaid, mis jalgsi liikudes võtaks päevi. Tuli plus hobune võimaldab hetkelist muutust, kuid kiirus töötab mõlemat pidi. Head lahendused materialiseeruvad ruttu, nagu ka halvad otsused viivad ruttu tagajärgedeni. Ja sa ei saa liikuda aeglaselt ja ettevaatlikult. On oluline tegutseda ruttu, kuid teadlikult. Vaprus ja risk on teine punkt. See pole argade aasta. Hobune on vabaduse loom ja teda pole võimalik lõplikult allutada ja taltsutada. Ta talub oma ratsanikku, kuid oma hinges jääb alati metsikuks. Et hobuse seljas ratsutada, on vaja vaprust. Tuli on element, mis ei tunne kompromisse. Ta kas põleb või kustub. Poolikult ei õnnestu. 2026 on julgete, hirmutavate valikute aeg. Jätta maha oma töökoht, mis teeb seest tühjaks, alustada oma ettevõtet, millest oled aastad unistanud. Tunnistada armastust kellelegi, mida sa pole julgenud teha, kolida kusagile, millest sa oled mõelnud, aga pole ette veel võtnud. Muuta kõike. Tavaline aasta võimaldab edasi lükkamist. Ja me oleme saanud öelda, et teen järgmisel aastal. Võib-olla, aga võt tulihobu ei lase seda. Ta esitab selle küsimuse, kas sa teed seda nüüd või mitte kunagi. Ja kui sa võtad vastu julge otsuse tulihobu aastal, tuleb universum sulle igati appi. Mitte seetõttu, et sul veab, vaid seetõttu, et sinu julgus lihtsalt resoneerub selle aasta energiaga. Sa hojud pärivoolu, mitte vastuvoolu. Aga kui sa kardad, siis sa klammerdud vana turvatunde, mugavuse külge. Rebib ratsu lihtsalt need su käte vahelt välja ja ta teeb seda kaastundest, sest kui sa hoiad kinni surnust, ei saa sa vastu võtta elusat. Ja vabanemine vanast 3. aspekt. See on vabanemise aasta. Hobune ei kannata puure. Ta on loodud kappama avaratel väljadel, nii et tuul sasib lakka. Tuli ei kannata prügi, ta põletab kõik liigse, et alles jääks tuum. Kõik, mis hoiab sind puuris, põleb 2026. Toksilised suhted, surnud töökoht, piiravad uskumused, halvavad hirmud, lõhkuvad sõltuvused. Ja sul on valik. Sa võid selle vabaks anda vabatahtlikult, viia läbi hüvasti jätud rituaali või tseremoonia, öelda aitäh ja hüvasti ja minna edasi kergel sammul. Või sa klammerdud, kuni üks hobu rebib sinult selle jõuga, valusalt, äkki ja hoiatamata. Lahkuminek, mida sa oled aastaid edasi lükanud, koondamine töölt, mida vihkad, see pole karistus, vaid tegelikult on see heldus ise. Universum vabastab sind sellest, mis takistab su tähelendu. Et võtta vastu uus, on vaja lahti lasta vana. Et täita karikas, on vaja see esmalt tühjendada. 2026 on aasta, kus sa kas lendad või langed. Vabaned või jääd kinni põlevasse puuri. Valik on sinu ja see on vaja teha. Kuidas siis valmistuda ette selle aasta tulekuks? Et meil on siin selles aastas veel viimased päevad, et teha läbi vajalikud inventuurid oma elust, panna paika sihid
Ja esimeseks soovitangi teha seda, et sa võtad oma märkmeploki ja viid läbi sellise ausa auditi oma elust, jaga see sfäärideks. Me tegime Neurograafikas viimati sellist asja, kus me joonistasime oma harmoonia ratast, tasakaaluratast ja me teeme seda jaanuaris veel, kui sind huvitab, siis jälgi lihtsalt reklaami. Aga iseenesest on meil kuni 17. veebruarni, kuni see hobune ametlikult kohale jõuab, on aega ettevalmistusi teha. Siis hinda kirjalikult oma peamise eluvaldkondi, armastus ja peresuhted, töö, karjäär, tervis, energiatase, raha, finantsid, ümbritsev keskkond ja suhted, puhkus, vaba aeg, harrastused, eneseareng, vaimsus, elu mõte ja vasta igas valdkonnas ausalt, mis annab sulle energiat, mis hoiab ja tugevdab ja mis imeb tühjaks. Küsi endalt, mida ma soovin vabaks lasta, mida uut luua ja mida ellu kutsuda. See pole lihtsalt nimekiri, kuhu sa teed linnukese, vaid see on su transformatsioonikaart. Ära kiirusta, anna endale aega korralikult järele mõelda. Teiseks, lõpeta pooleli olevad asjad. Tulihobu ei kannata tolknevaid sabasid, mis sind hakkavad tagasi tirima. Vaata oma elu ja meenuta, kellele pidid helistama, kellele jäi midagi ütlemata, milliseid lubadusi sa ei täitnud, milliseid konflikte ei lõpetanud ja kasuta seda aega aasta lõpuni, et viia alustatu või lubatu lõpule või teadlikult sulgeda ja vabaks anda kõik see enda sees. Andestamine on võti nii teistele, aga eelkõige iseendale. Mitte teiste pärast, vaid oma vabaduse nimel, sellepärast et solvumised on sinu enda isiklikud ahelad. 30.12 ehk siis eelviimane aastapäev on selline vaikuse päev, viimane enne uude astumist ja anna seal minimaalselt lubadusi, minimaalselt sahkerda ja maksimaalselt ole kohal. Mediteeri vähemalt 20 minutit, jaluta õues, söö kerget toitu, väldi alkoholi, minimaalselt infomüra ja nutiseadmeid, mine varakult magama ja valmista oma keha ja mõistus ette järgmise päeva praktikaks ja su energia peab selleks puhuks olema puhas. Ma annan sulle järgnevalt nüüd 3 praktilist harjutust, millest sa võid valida ühe meelepärasema või teha kõik 3, kui sa tunned seda kutset. Aga enne kõike teadvusta, et ei tööta mitte rituaal, vaid sinu enda isiklik kavatsus. Et kui sa siin kasutad küünlad, paberit, pliiatsit, ümbrike, siis need on ainult ankrud, mis hoiavad su tähelepanu ja instrumendid, mis aitavad su alateadvusel keskenduda. Sa võid iga praktikat teha täiesti ilma ühegi asjata, lihtsalt istud sina oma mõtetega, su tahtega ja oma teadliku meelega. See töötab samuti suurepäraselt. Esemed maagia jaoks ei ole vajalikud. Seda vajab aju, et luua eraldus tavalise elu ja sellise erilisema või pühama hetke jaoks. Siis ta eristab vana ja uut, seda, mis oli ja mis tuleb. Sinu sisemine töö ei sõltu välistest tingimustest, lihtsalt kuula ennast ja su intuitsioon teab väga täpselt, mida vajad just sina. Praktika number 1 on otsustamine. Ja see sobib kõige paremini sellistele ratsionaalsetele ja lihtsust hindavatele inimestele. Selle põhiolemus on otsuse tegemine, peamine jõud seisnebki selles. Mitte soovida midagi, mitte loota, mitte katsetada, aga kui sa oled päriselt otsustanud, siis hakkab reaalsus ümber häälestuma. Sa ei juurdle ega kahtle, vaid sa tead, mis toimub su sees. Paljud soovivad kaalust alla võtta, paljud soovivad rohkem raha ja paremaid suhteid, aga soovimise ja tahtmise energia on nõrk. Ta annab universumile sõnumi, mul ei ole seda ja ma pole kindel, et ma seda saangi. Lahendus asub mujal. Kui sa võtad vastu otsuse, kaob küsimus päevakorrast. Tuleta meelde mõni olukord oma elust, kui sa midagi kindlalt otsustasid ja siis see juhtuski. Sa ei proovinud, ei püüdnud, sa otsustasid. Sa panid punkti, kus tagasipöördumise võimalust enam ei olnud. Ja seda teha siis niimoodi, et sa alustad ausat kõnelust iseendaga, võtad selleks 20-30 minutit aega, istud vaikselt koos oma mõtetega, ilma muusika ja telefonita, ainult sina ja sinu mõtted. Ja esita endale küsimus, mida ma tõeliselt tahan aastal 2026. Mitte seda, mida mul on vaja või kuidas on õige või mida teised sellest arvavad, aga mida soovid just sina.
kirjuta kõik välja, ära anna hinnanguid täiesti tsensuurivabalt ja lase välja tulla kõigel, mis tahab tulla. Ja siis vaata oma nimekirja, loe veel kord üle ja küsi endalt, mida sellest olen ma valmis otsustama, mitte proovima, vaid otsustama. Ja siis tõmba maha kõik, kus tekivad kahtlused ja jäta ainult see alles, kui su sees on tugev jah sellele, mida sa oled otsustanud. Siis tuleb teine osa sellest harjutusest, lõpp-punkt. Iga punkti kohta, mis jäi alles, ütle valjusti need, mida sa oled otsustanud. Ma otsustasin, nüüd nimeta see on fakt ja see on lõplik. Lihtsalt jääb küsimus, kuidas ja millal, mitte kas ja kui. Ja tunneta seda vahet, tahan ja otsustan vahel. See on absoluutselt teistsugune seisund, täiesti teine tunnetus kehas. Seal pole kahtlust, vaid on suund. Ja kolmas osa sellest harjutusest on esimene tegevus nüüd ja kohe. Otsus ilma tegutsemiseta on fantaseerimine. Tee kohe mingi tegevus, et anda otsusele suund kätte, justkui pane pitsat oma otsusele. Tegutsemine on juba esimese sammu kirjapanek. Sinu sõnad on juba alateadvusesse talletunud, võid võtta appi punase küünla, süüdata selle, kui oled vastu võtnud otsuse ja see ongi ankur mõistusele. See on sinu fookus. Praktika number 2. Uus identiteet neile, kes mõistavad tööd alateadvusega ja armastavad visualiseerimist. Selle sisu on selline, et sa saad seda, kes sa oled, mitte seda, mida sa tahad. Kui sa soovid muuta tulemust, siis tuleb muuta oma identiteeti. Inimene, kes püüab saleneda, jääbki püüdma, sest tema identiteet on ülekaalus inimene, kes püüab kaalust alla võtta. Inimene, kes ütleb, ma olen terve inimene, kes hoolitseb oma keha eest, võtab kaalust alla juba automaatselt, sest tema tegevus järgib tema identiteeti. Neville Goddard nimetas seda täitunud soovi seisundiks. Sa ei soovi, sa juba oled või sul juba on. Sinu tegevus lähtub sellest, kellena sa juba ennast tunned. Ja kuidas seda teha? Esimene osa on selline, kes ma praegu olen. Tee 15 minutit sellist vaikselt väljakirjutamist ja kirjuta ausalt, ma olen inimene, kes ja lõpeta see lause ja kirjuta 10 lauset enda kohta. Ma olen inimene, kes kirjelda sellist praegust olukorda, millisena sa ennast hetkel näed. Näiteks, ma olen inimene, kes lükkab olulisi asju edasi. Ma olen inimene, kellel ei vea raha asjades. Ma olen inimene, kes kardab lähedust. Selline on su praegune identiteet ja see loob ka praeguse reaalsuse sulle. Aga teine osa sellest nüüd, kes ma otsustan olla, võta jälle 15 minutit ja pane kirja oma uus identiteet. Ma olen inimene, kes, mitte fantaasia, mitte see, mida sa suudad uskuda. Tähendab, mitte fantaasia, vaid see just, mida sa suudad uskuda. Järgmine versioon iseendast, mitte mingi superkangelane. Ma olen inimene, kes teeb olulised asjad esimesena. Ma olen inimene, kes avab ennast sügavatele suhetele. Ma olen inimene, kes leiab kergelt võimalusi luua raha. Ja kolmas osa, sisseelamine. 10 minutit võta selleks aega, sulle silmad ja siis kujuta end sellise inimesena. Mitte see, mida sa teed, vaid milline sa siis oled. Kuidas selline inimene ärkab hommikuti? Millised on tema esimesed mõtted? Kuidas ta liigub? Kuidas ta räägib? Kuidas ta näeb maailma? Ole enda sees juba see inimene. Proovi seda identiteeti selga nagu oma uut kostüümi ja tunneta seda olevikus. Sa oledki juba sina, lihtsalt sa pole seda veel selles füüsilises maailmas kehastanud. Ja 4. osa, ela sellest identiteedist ka edaspidi. Ärgates hommikuti, ole esimesed 5 minutit see uus sina ja kuidas selline inimene hakkab elama oma päeva, kuidas ta sel juhul tegutseb. Võid siingi pitseerida oma otsuse, kirjuta ilusale kaardile oma uus identiteet ja kanna seda näiteks endaga kaasas ja loe seda, kui kipud unustama, kes sa oled otsustanud olla. Ja praktika number 3, kiri tulevikust. See sobib hästi emotsionaalsetele inimestele, kellel on tunded olulised ja selle sisu on tänulikkus, kõige kõrgem sagedus. Kui sa tänad selle eest, mis pole veel toimunud, on see signaal universumile, see on juba minu või see on juba minu poole teel ja ma olen tänulik. Kuidas see töötab? Tavaliselt me täname olnu eest. Kvanttänu
on seevastu suunatud tulevikku. Ma tänan selle eest, et see juba materialiseerub ja me ei valeta endale. Me mõistame, et kõikide võimalikkuste väljas eksisteerib kõik samaaegselt ja sina valid, millise versiooni reaalsusest ligi tõmbad. Tänulikkus on üks moodus valida. Ja kuidas seda teha? Esimene osa, kiri tulevikust. Kasuta 20-30 minutit seda aega ja kirjuta kiri tänasele iseendale järgmise aasta lõpust 31, 12, 26. Panegi kohe selline kuupäev alla ja kirjuta kallis mina või kallis enda nimi, pane sinna kirja. Kirjutan sulle 2026. aasta lõpust. Sa ei usu, mis kõik juhtus selle aja jooksul ja kirjuta konkreetselt, mida sa tegid, milleni jõudsid, kuidas sa muutusid, mida sa tunned, kes on su kõrval, kus sa elad, palju raha teenid, kõik, mis sulle tundub oluline, mida sa soovid saavutada. Ja siis, kui sa selle kõik oled kirja pandud punktide kaupa, siis ma olen sulle nii tänulik, et sa otsustasid, et sa ei andnud alla, et uskusid endasse, tänan sind ja kirjuta detailselt, konkreetselt, emotsioonidega, nagu see oleks juba toimunud. Siis on osa 2, tänulikkuse kogemine. 10 minuti jooksul hoia silmi suletuna ja tunne seda tänulikkust selle eest, mida sa kirja panid. Mitte kui fantaasia, vaid kui täitunud fakt. Tänulikkus on füüsiline aisting. Sa tunned soojust rinnust, naeratust, õnnepisarad võivad voolata ja lihtsalt luba endal seda tänulikkust praegu tunda selle eest, mis pole veel siin juhtunud, kuid on juba toimunud absoluutselt kõikide võimalikkuste väljas. Ja osa 3, tänu kui mantra. Aasta jooksul iga kord, kui mõtled aasta 2026 eesmärkidele, väljenda tänulikkust. Aitäh mu ettevõtte eest, mis toob mulle nii ja nii palju eurosid kuus. Aitäh mu eluterve suhte eest. Aitäh mu tugeva tervise eest. See lülitab aju puudusteadvusest juba on režiimi. Sa võid teha ka rituaalse elemendi ja pitseerida sellegi. Sulge see kiri ümbrikusse ja ava järgmise aasta lõpus 31. detsembril 2026 ja võrdle seda reaalsusega. 31. detsember on ruumi ettevalmistamine, vana sulgemine ja uue kavatsuse loomine. Ja nagu ma ütlesin, siis üks võtmekuupäev on veel, see on 17. veebruar 2026, kui ametlikult kappab kohale meie ilus tulihobu ja kui tuleenergia maal aktiveerub. Sellel päeval saad sa korrata neid samu praktikaid, üle lugeda oma otsused ja kui sul midagi on 1,5 kuu jooksul muutunud, siis teha mingid korrektuurid, värskendada, uuendada või veelgi võimestada seda, mida sa kirja panid. Äkki on sul julgust juba juurde tulnud. Ja sa võid selga panna midagi punast, mis on tule ja edu värv. Esimesed paar kuud, nii keegi tuleb, aga ma keeran siis ära. Esimesed paar kuud on kõige olulisemad. Sa rajad vundamendi kogu aastale ja arvestades 9-aastase tsükli esimest aastat, siis lausa järgmiseks 9 aastaks. Käivita olulisi projekte, alusta praktikatega, mine sportima, tee meditatsioone, alusta õpingutega, loo endale uued harjumused, mis kinnistuvad tavaliselt 21 päevaga. Loo struktuure, mis töötavad terve päeva, sest energiatase on kõrgel ja motivatsioon tipus ja kasuta seda. Märtsist maini toimub kasvamise ja avardumise aeg, sest kevad on kasvamise aeg. Kasuta seda looduslikku energiat ja võimesta seda, mida alustasid jaanuaris-veebruaris. Katseta uut, laienda sidemeid, suhtlusringi, investeeri õpingutesse ja arengusse. Väldi liigset killustumist ja mitmeid projekte samaaegselt. Väldi impulsiivsust, sest kõrge energiatase võib su muidu läbi põletada. Juunis-augustis on väe tipp, suvi on maksimaalse yang energia aeg. Aasta tuli ja suve päikese tuli on topelt jõud. Võta vastu maksimaalne väljakutse ja tee seda, mis hirmutab. Küsi ameti kõrgendust, tee abielu ettepanek, lase käiku oma toode või teenus. See on aeg, kus võimatu muutub võimalikuks. Võtmekuupäev on 21. juuni, pööripäev, maksimaalse tulepäev. Väldi läbi põlemist, sest liiga palju tuld võib ka kurnata.
väldi konflikte, tuleenergia võib muuta agressiivseks. Oluline on jahutamine, ujumine, veemeditatsioonid, rohkem juua vett ja süüa aedvilju ja piisavalt magada. September-november on juba viljade noppimise aeg. Kinnista saavutatud, vii projekte lõpu suunas, tee vahekokkuvõtteid, täna selle eest, mis on tulnud. September on tulihobu aasta energia teine tippaeg. Kui jaanuaris-veebruaris jäid rongilt maha, hobuselt maha, siis septembris saad uue võimaluse. Detsember on siis lõpetused ja ettevalmistused uueks. Tagasivaatamise aeg. Tee jälle aasta audit, mis töötas, mis mitte. Võtta välja oma nimekiri, mis sa kirjutasid aasta tagasi. Märgi ära, mis materialiseerus, mis jätkub. Vii läbi tänulikkuse rituaali ja hakka valmistuma juba järgmiseks aastaks 2027. Ava oma aastatagune ümbrik kirjaga tulevikust ja põleta vanad nimekirjad. Kirjuta uued. Täna tulihobust ja lase ta rahuga kapata oma teed. Iga päev võid teha hommikusi ja ka õhtuseid praktikaid 10-minutilisi. Hingamised, mis sulle sobivad, päeva visualiseerimine selles seisundis, kus kõik on juba saavutatud. Ja afirmatsiooniks sobib hästi. Ma olen tulihobu ratsanik, ma olen vaba, ma olen tugev ja ratsutan oma valitud elu poole. Ma püsin kindlalt sadulas. Päeval tee vähemalt üks tegevus oma peamise valitud otsuse suunas. Märka ja märgi üles sünkroonsusi täna iga märgi eest ja tunnusta ennast oma edusammude eest. Õhtuti vaata tagasi möödunud päevale, vaata, mis toimus, mis toimis, mis mitte. Andesta endale ja teistele, pane kirja 3 asja, mis aset leidsid ja mille eest sa oled tänulik. Tundemärgid, et sa oled voos. Kui oled tulihobu energia voos, on sünkroonsused su igapäevaelu. Sa mõtled kellestki, ta helistab. Sa vajad vastust. Avad raadio ja kuuled seda laulu sõnades. Otsid võimalust ja leiad selle ootamatust kohast. See pole vedamine, vaid resonants. Sa vibreerid aasta sagedusel ja väli vastab. Kui sünkroonsused juhtuvad voona, oledki õigel teel. Sündmused kiirenevad. See, mida plaanisid ellu viia ja käivitada poole aastaga, saab valmis kuuga. Suhted, mis arenevad tavaliselt pikalt, jõuavad oma sügavuseni mõne kuuga. Raha, mis enne tuli raskelt, hakkab täiesti kergemalt voolama ja erinevatest kohtadest. Ja see on tulihobu normaalsus. Ära karda kiirust, vaid usalda seda. Kergus ja voolamine. Sa ei pinguta ega tõuka takka. Sa liigud ja uksed avanevad. See tähenda, et sa oled tegevusetu. Sa tegutsed ja palju, aga see ei tundu nagu võitlus. Sa oled surfar, kes püüab laine ja liuleb sellel. Kui tunned voolamist, oledki voos. Vana lahkub kergelt. See kes või mis ei resoneeru sinuga, see lahkub draamata, lihtsalt lahustub. Töö, mis ei sobi, see lõpeb. Asjad, uskumused, harjumused kukuvad ära nagu maa vana nahk. Ja see ei tundu kaotuse, vaid hoopis vabanemisena. Ja kui vana lahkub kergelt, on uus järelikult juba teel. Sisemine kindlustunne on üks tundemärkidest siis veel. Ja see on ka kõige olulisem. Sügav ja kõigutamatu tunne. Ma olen oma kohal. Ma ajan oma rida ja kõik läheb nii, nagu peab. See on rahulik teadmine, kindlustunne. See on nagu teadmine, et päike tõuseb igal hommikul. Kui sinus on see tunne, oled sa saduldanud tulihobuse. Hoiatused ja ohud. Tulihobu annab kirjeldamatu energia, kuid võib maha põletada, kui sa pole tähelepanelik. Tundemärgid, pööra nendele tähelepanu, pidev väsimus, korralikule unele vaatamata, ärritavus, huvi kadumine selle suhtes, mis varem sütitas, füüsilised sümptomid, peavalu, probleemid maoga. Lahenduseks on jällegi jahutavad praktikad veega, loodus, aeglustamine, piisav uni, maandav toit, juurviljade valgud. Regulaarsed, mitte midagi tegemise päevad. Hobune võib joosta kiiresti, kuid ka tema vajab puhkust ja karjama mahlakat rohtu nosida. Hobune ja sina pole kindlasti masinad. Teine hoiatus, impulsiivsus ja hävitamine. Tuli ei tee vahet, ta põletab kõik, mis ette jääb. Vahel põleb ka see, mida oli vaja säilitada. Ja tundemärgid on siis niisugused, kus äkilised läpi mõtlemata otsused on kerged tulema, konfliktid ja lahkuminekud, mida hiljem hakkad kahetsema. Raha kulutamine ebavajalikumale, kaalumata riskid. Ja selle probleemi lahenduseks on 24 tunni otsus.
Jäta iga oluline otsus järgmiseks päevaks, küsi endalt, kas see räägib elutarkusest või impulsist. Kirjuta lahendus paberile ja loe mitu korda üle. Pea nõu inimestega, keda usaldad. Julgus ei võrdu hooletus, tulihobu vajab vaprust, mitte lollust. Ja 3. lõks on üleolek. Kui kõik kulgeb hästi, on kerge hakata mõtlema, ma olen eriline, ma olen teistest üle. See tapab voos olemise eriti kärmelt. Universum ei armasta üleolevaid ja tundemärgid on niisugused. Sa vaatad teisi ülevalt alla, sa ei tunne enam tänulikkust, arvad, et oled väärt enamat, kui sul on. Ignoreerid märke ja soovitusi. Ja lahendus on igapäevane tänulikkuse praktiseerimine ja teenimine, teiste abistamine, igasugust autasu ootamata. Tuleta endale meelde, et sa oled vahendaja, mitte algallikas ise. Taltumine endast suurema jõu ees on lahenduseks. Tulihobu kannab sind, kuid võib ka maha visata ja tagasihoidlikuks. Ja 4. lõks, kuhu sa võid kukkuda, on intuitsiooni ignoreerimine. Tulihobu aastatel intuitsioon teravneb, kuid mõistus võib selle loogika summutada. Ja tundemärgid. Sisemine hääl ütleb ei, aga sina teed vastupidi. Ignoreerid punaseid lippe ja tegutsed sisetundele vastu. Ja lahenduseks on keha kuulamine. Ta ei valeta kunagi. Kui miski tundub vale, ära tee, võta aeg maha ja mediteeri enne olulise otsuse langetamist. Tulihobu aastal on sinu intuitsioon su peamine navigaator. Usalda seda rohkem kui loogikat. Ma tänan, et sa oled jõudnud siiamaani ja said teada, mida tulihobu aasta toob ja võimaldab. Said teada, millised 3 praktikat võimaldavad meil ennast parimal moel selleks ette valmistada. Mida teha iga päev ja aasta jooksul, et seda erakordset revolutsioonilist energiat, mis kord 60 aasta jooksul tekib, maksimaalselt enda tähelennuks ära kasutada. Said teada, millised ohud võivad sind sadulast maha tõugata ja kuidas neid märgata ja lahendada. Universum tõi sind siia ja ka see on sünkroonsus. Võib-olla ei tunne sa, et sa oled valmis või su sees on hirm ja kahtlused, et äkki ei õnnestu või äkki ma pole väärt, äkki pole see siiski üldsegi mulle. Valmisolek ei tähenda hirmu puudumist. See on otsus tegutseda vaatamata hirmule. Sa ei pea olema ideaalne, ei pea kõike teadma, ei pea olema superkangelane. Sa saad alustada esimesest sammust ja langetama lihtsalt otsuse. Universum kuuleb sind ja haarab sind kaasa. Tulihobu võtab su oma turjale ja aastaenergia toetab sind. Esimene samm jääb siiski sinu enda teha ja see on öelda jah. Võimalik, et su alateadvus juba teab ja su hing on oma valiku teinud. Nüüd on vaja vaid seda valikut oma tegudega kinnitada. Ära ütle, et teen pärast, sest pärast on koht, kuhu unistused lähevad surema. Võid teha esimese tegevuse kohe praegu. Kirjuta siia kommentaari näiteks üks lause ja alusta sõnadega 2026. aastal ma ja lõpeta konkreetse eesmärgiga mineviku vormis, nagu see oleks juba toimunud. Näiteks aastal 2026 ma kohtusin armastama partneriga ja rajasin imelise suhte. Aastal 2026 ma vabanesin toksilisest tööst ja leidsin oma tõelise kutsumuse. 2026. aastal ma leidsin oma väe ja tervendasin oma keha. Miks see on oluline? Sest see on nagu sinu deklaratsioon, sa fikseerid oma kavatsuse info väljas. Sinu reaalsus hakkab vastama sellele faktile. See pole pettus, vaid kvantmehaanika, võimaluste väljas, kus kõik juba eksisteerib. See pole psühholoogia, vaid energeetika, kosmos kuuleb, tunnistajad on olemas. See loob sisemise kohustuse su enda ees, alateadvus hakkab tööle, reaalsus häälestub ümber. Ja kui kirjutajaid on palju, loob sellise morfogeneetilise laine, kus kollektiivne kavatsus väestab individuaalseid. See tõstab kõiki. Sa pole üksi, me läheme tuleratsanikene kõik koos aastasse 2026. Igaühe jõud võimestab teise jõudu. Sinu sõnad toetavad teisi ja teiste sõnad sinu omi. See on kogukond, sõpruskond, kes on valinud kasutada tulihobu jõudu ja saada suuremaks kui oli. Ma tänan sind. Vägevat tulihobu aastat meile kõigile ja aitäh sulle, et sa kuulasid, aitäh, et lugesid, aitäh, et sa teed praktikaid, aitäh, et sa oled kaasas ja suur tänu sulle lõppeva aasta eest. Ma loodan sinuga kohtuda juba uuel aastal. Ilusat aasta lõppu ja maksimaalselt vägevat uut saabuvat aastat meile kõigile.